Tere kõigile kuulajatele ka minu poolt. On tõesti olnud väga huvitavad esitlused juba eelnevalt ja tunnistan, et kui mu hea treeningpäevas on ka mu endal riidekapis olemas, nii et ainult uhkem tunne, et see nii digitaalselt valmistatud on. Täna räägin siis Harju Elektrist, olen Harju Elekter teletehnika juhataja ja räägin ka värskest siis digimuudatustest meie ettevõttes, mis meil äsja valmis saanud on ja jagan ka mõned praktilised kogemused ja tähelepanekud, kuidas meil see teekond läks. Aga digiteekonnast rääkides, et me täna võib-olla ei keskendu nii palju küberturvalisusele, mis tegelikult ei tohiks ka ära unustada tööstusettevõtted, aga see teekond siia seminarilegi oli juba päris põnev, et pidime valideerima oma digimeeskonnaga ja oma erinevate tulemüüridega, et tänane seminar on turvaline ja osalemine on lubatud. Aga Harju Elektrist kõigepealt. Et ma loodan, et paljud teist on kuulnud sellist ettevõtte nime ja kui mingit nimi viitab, siis meie ettevõtte ei ole, on küll seotud elektriga, aga me ei ole ise suured elektritootjad. Tegelikult meie fookus on just sellel, et suudaksime juhtida elektri teieni ja ma olen ka väga kindel, et voldid ja energia, mis tänast esitlust toetab ja teile vaatajale on kindlasti juhitud ka osaliselt läbi Harju Elektri toodete. Nii, ma näen, et minu klikkeriga on vahetust. Et Harju Elekter kontsernist, siis Harju Elekter on siis Eesti mõistes traditsiooniliselt natuke keskmisest vanem. Oleme hetkel siis 53 aastane ettevõtte tööstuskontsern. Ja nagu mainisin, siis meie põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikalahenduste väljatöötamine ja tootmine. Meie kliendid asuvad Skandinaavias, on siis peamiselt jaotusvõrgud, infrastruktuuri ettevõtted, kindlasti leiate meie tooted ka merendussektorist ja palju laiemasti spektrist. Ja Harju Elektril on selline huvitav nüanss, et oleme üks vähestest tööstusettevõttest börsil, Tallinna börsil. Nii et ka Harju Elektri eduloost tegevustest on võimalik teil kindlasti ka osa võtta. Nii, jälle klikkida tööta. Aga Harju Elekter kontsernist numbrites, et Harju Elekter kokku siis koosneb 10 ettevõttest. Käibe eelmisel aastal oli meil 146 miljonit, oleme siin stabiilselt kasvanud. Harju Elektri tiim on pea 8 liikmeline ja oleme siis ka alati olnud finantsiliselt eluterve ettevõtte ja grupp. Peaks vaja ilmselt backstage'i mehed aitavad mul täna vahetada slaide. Ja Harju Elekter asub siin lähiriikides erinevates tehastes. Meil on tehas Leedus, tehas Rootsis, meil on mitu punkti ka Soomes ja on ka siis Keilas asuvad tehased Eestis. Ja kui vaadata siis seda nimekirja, siis kõik need tehased ja ettevõtted on fokusseeritud siis engineeringule ja tootmisele. Võib-olla tookski siit välja, et kui Harju Elekter siis võib-olla teistest ettevõtetest erineb selle poole pealt, meie fookus on keskendunud metallile. Palun jälle slaidi vahetada. Tegin siin üks kiire kaardistus, et milliseid tarkvaraid me siis grupi tasemel kasutame. Et neid erinevaid mikrotarkvarasid kindlasti, mis meil igapäevaselt kasutuses on palju rohkem. Aga selline läbilõige, mida me siin võiksime välja tuua, on siin slaidiga nähtaval. Ja jaotasime siis need gruppidesse, et on engineeringu tarkvarad, tootmistarkvarad ja kõik muud sellised tukiteemad. Et kindlasti on siin Solid Edge ja E-planiga paljud tehast tuttavad. Meil on ka ERP erinevaid kasutusel. Täna on siis meil monitor ERP tarkvara kasutusel Eestis, Rootsis
kasutusel ka Xaptat, on Oscarit ja on ka Business Central 365, millel on juurutus just käsil Leedus. Nii et neid erinevaid tarkvarsid on meil päris kirjult. Slaid. Aga nüüd ma räägiks hea meelega teile täpsemalt Harju Elekter teletehnikast. Slaid. Et juba nimest rääkides, siis teletehnika nimi, kui me kunagi on olnud ta põhitegevusala sellel tehasel, siis just telekomi toodete tootmine. Siis kui me täna valiksime selle nime põhitegevusala järgi, siis me oleksime ilmselt Harju Elekter Metall või Metallika. Aga nagu siin ka slaidil kirjas on, et täna meie siis grupis oleme fokusseerinud ennast lehtmetalli töötusele. Teeme seda nii allhanke korras kui oma toodetele ja loomulikult on sinna juurde ka kõik muud mehaanika ja inseneri lahendused meie headele klientidele. Meie tiim koosneb 99 spetsialistist. Toodame aastas circa 1,5 miljonit detaili. Omakorda on need 1,5 miljonit detaili circa 5000 ja pluss erinevat artiklit ja metallimahu mõistes, mis meil tehasest läbi käib, on siis õhukest lehtmetalli kuskil 3,4 tonni aastas, mis võrdub sellise väikse või isegi keskmise suurusega sõjalaevaga. Oleme küllaltki suur tootja Eesti mõistes. Slaid. Et tooted, mida me siin toodame, millele siis komponente valmistamine on siin näha, et siin on nii alajaamasid, automaatikakappe, et juba need automaatikakapid, mis tunduvad siin vasakul all küllaltki kandilised ja lihtsad, et need võivad koosneda sadadest või tuhandetest erinevatest detailidest. Nii et see selline high mix low volume on kindlasti meie tehastele küllaltki tüüpiline nimetus või sündroom. Nii, palun järgmine slaid. Ja siin on samamoodi näha järgmisi selliseid tüüpilisi tooted, mida me metalli vaates toodame. Kui see sisu on küllaltki standardne, siis see metall ülikond sinna ümber on tihti peale custom made. On slaid. Et loodan, et kõigil on Harju elektrikapid kodus. Siis ei pea vahetama hakkama. Kui ei ole, siis kindlasti pöörduge Harju Elektri esinduskaupustesse. Saate endale tooted sinna või ka muretsetud. Nii, aga lähme edasi. Aga siis digiteekonnast, et järgmisel slaidil hea meelega räägiksin siis pisut meie ette võetud teemadest, et siin kiirelt meie ajalugu, et 1971, kui teletehnika selline algus sai, et käis elu meil väga palju paberi peal. 1995 tuli selline huvitav tarkvar nagu VERP, on siin vahepeal ka Rool, on olnud Xapta ja hildutine värske siis kogemus, mida ma siin ka täna põgusalt räägin, ongi siis meil uue ERP-tarkvara juurutamine, mille nimeks on Monitor. On järgmine slaid. Veel üks järgmine slaid. Et miks me siis tahtsime üldse oma ERP-tarkvara vahetama hakata? Et oli ju olemas, et ei olnud kindlasti enam see elu seal nii-öelda Exceli vihiku peal. Aga mida me eelmisel tarkvaral siis ei olnud rahul, oli see, et me olime sinna tookord arendanud nii palju eri lahendusi, et selle tarkvara selline püsiv uuendamine ei olnud enam lihtne, ei olnud enam võimalik ja tegelikult see tarkvara mõnes aspektis oli jäänud sinna aastasse 2009, kui ta tookord juurutama hakati. Ja kõik need tänapäevased sellised tüüpilised standardlahendused, mis tarkvarad siin olemas, et need olid siis meie jaoks nagu lisaarendused, mida me pidime investeerima ja tundus, et tegelikult see ei ole jätkusuutlik, sest et süües kasvab isu, trendid muutuvad, digitarkvarad järjest paranevad. Ja samuti oli meil tegelikult selline mitte rahuldav ülevaade meie oma tootmisest. Me ei olnud päris selge, mis meil tegelikult tootmiskulud on, kuidas tegelikult selle tellimuse täitmine läks, järeleanalüüs,
et teatud selliste piirangute tõttu meil selline info puudus ja selle alusel oli väga raske ka tehast edasi juhtida. Ja oli ka pisemaid probleeme, millega ladu välja tuua või ka jooniste haldus. Ja sellise 9 aastat custom lahendusi täis tarkvara puhul mõnes aspektis me enam ei teadnud ka, mis seal karul kõhus toimub. Toimusid teatud liigutused, millel ei osanud alati selgitust saada või nägime, et tuleks tegelikult kapitaalselt ümber teha, et see asi jookseks nii, nagu meie teha selle mõistlik. On järgmine slaid. Aga võtsime siis URP valimise ette. Tegelikult see töö oli meil pikemalt juba ennem ära tehtud, kui me otsustasime hakka vahetama. Et me olime ka meeskonnaga seda alla jooninud, et meil on vaja uut tarkvara, et selline kui siin räägiti ennem sellisest tiimi kaasamisest, et siis selline heas mõttes lobitöö oli meil kindlasti juba varem käima hakanud. Aga kindlasti, mida me ootasime uued tarkvaralt, et oleks pidevalt arenev, võtaks kaasa maailma või siis tööstusettevõtete parimaid case, nii-öelda muudatusi, et meil oleks pidevalt siis võimalik neid enda tehas ka rakendada. Oluline oli, et fookus oleks tootmisel, et me ei tahtnud raamatupidamisprogrammi, millel on tootmine kõrvale poogitud, et vastupidi, et kogu see programm pidi olema üles ehitatud tootmisele ja kõik muu sinna ümber. Kindlasti oli meil oluline, et me saaksime liikuda ka paberivaba tootmise suunas, mis oli meil oluline aspekt, et me suudaksime oma tootmist paremini hallata ja läbi sellega siis seadmete liidestamine samasse tarkvarasse, et meil ei oleks mitut erinevat ikooni piltlikult öeldes ekraani. Järgmiseks slaidi panna. Käisime väga palju referentse läbi, et see sama tüüpi ettevõtteid, nagu me ise oleme ja tegime ka erinevaid analüüse, et antud juhul siis küll oma IT-tiimide toel võrdlesime erinevaid tarkvarasid ja tegime sellist kodutööd, et õige tarkvarani välja jõuda. Järgmiseks slaidi panna. Et siin on siis sellised õnnelikud inimesed, et mulle väga meeldis, kui meie juhtuspartner Rocksoft tõi välja selle nüansi, et selline allkirjastamise päev on see kõige õnnelikum päev. Et sealt maalt edasi läheb juurutamiseks, läheb suureks töö tegemiseks, tulevad väga rasked hetked ja eks ta nii on läinud ka. Aga ma usun, et need suunurgad on juba uuesti meil ülespoole, kui me oleme uues tarkvaras ennast sisse seadnud. Aga oluline on tõesti kogu tiim kaasa tõmmata, et ma valmistasime oma meeskonda ette, kaasasime, see oli meie ühine soov, et selle võrra oli võimalik seda projekti palju paremini läbi viia ja eduka tulemuseni jõuda. Ja meie projekti ajagraafik oli siis selle ERP-i vahetamiseks küllaltki lühike. Et siis 2020 september põhimõtteliselt läks meil selliseks aktiivseks ümberkolimiseks ja 1. detsember olime siis juba ka laivis, nii et küllaltki lühike periood. Järgmine slaidi panna. Et see ülemineku protsess, et ärge unustage seda, et see on parim hetk, see nagu tehase kolimine, et saate kõik halva maha jätta ja parima kasutusele võtta, ja võimalikult palju ajalugu maha, et minu jaoks ei ole esimene ERP-i vahetus ka oma eelmise elus olema sellega kokku puutunud, nii et mida rohkem seda sellist ajaloolist datat saab maha jätta, seda parem. Tuleb ka seda meeles pidada, et alati mida tahad kaasa võtta, ei saa kaasa võtta. Et kindlasti on ka eelmistel tarkvaradel ja ERP-idel olnud väga häid omadusi, ja kõikidel ei ole alati vastet siis selles uues tarkvaras. Tuleb ka selliseid pettumusi ette, aga kindlasti on seal ka oma plussid. Kindlasti tasuks ära unustada, et on ka palju ERP-i väliseid linke, et on siis back-endi aruanded, ühendused teiste klientidega, tarnijatega, et need säiliksid ja need jääks ka viimasel hetkele. Ja siin tõin ka välja selle, et aeg-ajalt tuleb ka meenutada just nendel rasketel hetkedel, kui need infomahud, mida ümber tõsta või otsused on keerulised, et miks me seda teeme, et see sama pilt, mis ma eelmises slaidil näitasin, et aeg-ajalt tuleb ka seda vaadata selle projekti keskel. Aga ma väga soovitan, et vahetustel ei läheks erilahenduste peale, et jääks võimalikult standardseks, et see tagab selle ka tuleviku uuendamise. Järgmine slaid, palun.
Mida me veel ette võtsime, oli siis seadmete ühendamine ja ERP-tarkvaraga. Siin Eesti mõistes selle tarkvara puhul, siis monitori puhul olime ühed suuremad üleminejad sellele ja võib-olla mõnes kohas ka sellised teerajad. Aga meie selline tungiv eesmärk on olnud mõõta oma seadmete tööd, miks nad seisavad, kas nad töötavad, mida nad täpselt teevad. Et see annab meile võimalusi teha parendusi ja rohkem oma kaasaegsest seadmepargist välja võtta. Ja loomulikult see paberivaba tootmise poole liikumine, et oleks ka selline meie operaatori partner, et me suudaksime seda oma infot võimalikult hästi siis meie tootmisele edasi anda ja ka rohkem kui paberi peale mahub. Aga tähelepanekud sellise juurutuse puhul on kindlasti see, et see ei ole nii-öelda click and grow, et see kindlasti tuleb võtta arvesse oma tehase aspekte ja sinna tuleb ka eraldi täiesti projekti juurutamine ja haldamine planeerida, et seal on nüansse väga palju, mis tulevad ka seadmetest ja tarkvara siis erisustest. Ja kindlasti soovitan kaasata operaatorid võimalikult varajases faasis, et me võime rääkida, võime suurt pilti maalida, aga lõpuks need operaatorid, kes selle ka tööle hakkavad, et ka nemad peavad olema hästi välja koolitatud. Siin kindlasti algusfaasides nägime võib-olla sellega rohkem vaeva, kui planeerisime, et meie see digisuutlikkus, millest oli siin enne juttu, meie töötajateni jõuks. Nii, aga palun jälle järgmine slaid. Ja siis veel ka õppetunnid siia lõppu, et aeg saab ikka otsa lõpust, et tasuks järgida projektigraafikut, et siin, kui te näete, siis üle mula me läksime mingi aeg isegi, hakkasime tahvli peal kirjutama, et see ei ole küll väga digitaalne, aga väga mõnus oli asju maha tõmmata ja kuupäev üles panna, et natukenegi tiimi paremini motiveerida. Aga kindlasti et ei tasuks jätta viimasel hetkele asju, et küll saab tehtud. Samuti andmebaasid, ma arvan, suurim töö üleminekul ongi just andmebaaside korrastamine ja nende valideerimine üleviimisel, et see on kindlasti, mida ei tohi kuidagi alahinnata ja sinna suurim maht ilmselt läheb. Samuti tasub olla valmis selleks, et asjad, mis ennem toimisid, ei toimi enam. Tasub olla ka seda infot jagada oma väliste partneritega, et on selliseid muudatuste hetki ja tasub ka oma juurtuspartneriga need teemad üle rääkida, et kes mille eest vastutab. Kui räägime veel uue tarkvara ootustest, toome rohkem välja võtta, siis tuleb olla valmis selleks, et tuleb rohkem sisse panna. Siis seesama data maht kindlasti digitaliseerimisega kasvab ja tulebki sinna ka ressurssi panna ja teatud asjad alguses tulebki ka võib-olla suurema inimressursiga hallata, sest et teatud raporteid või analüütikat tuleb ka inimeste rohkem arvesse võtta ja ka rakendada. Ja mida ma olen siin ka varasemalt ERP-tarkvara muudatustega tähele pannud, tuleb olla ka juhtidel valmis, et mingi hetk kõik numbrid ja raportid, mis tulevad meile uuest tarkvarast ei pruugi olla usaldusväärsed. Aga see tuleb olla teadlikult valmis selleks ja lasta sellel ülemineku perioodil ilusti ennast tarkvaral sisse töötada ja tegeleda nende probleemidega, et need muutuksid usutavaks. Nii, järgmine slaid. Siit on läbi said, aga võib-olla see, et mida me läksime tagama just ERP vahetusega oligi see, et võimalikult spetsiifiliselt, võimalikult hea fookusega tarkvara just tootmisele ja soovisime kohandada ennast võimalikult palju just selle karbitoote järgi, et mitte minna jällegi uut suuremat eriarendust ettevõtma. Minu poolt aitäh!